5. aprillil toimus 3. korda Tallinna Polütehnikumi filmifestival, mis seekord leidis aset kinos Artis. Täna siis teeme tagasivaate sellele, mis täpsemalt sellel päeval juhtus. Alustasime korraldustööga tegelikult juba õppeaasta alguses. Võib öelda ka kuupäevaliselt, et tegelikult 11. september oli meil esimene koosolek. Nii et terve õppeaasta jooksul siis iganädalised koosolekud, pidev organiseerimine, et see on suur töö tegelikult, mis on ära tehtud. Sai juhtuma üleüldiselt tegelikult 3 aastat tagasi, õpilaste oma algatus. Esimene aasta oli see koolisisene üritus ja siis järjest hakkas kasvama. Nüüd me oleme jõudnud siia Kino Artisesse, sellest on saanud üle-eestiline üritus. Aga filmifestivalist üleüldiselt, kas teil on mingeid huvitavaid juhtumeid ka, mingeid seikasid? Huvitavad seikasid. Ma arvan, et eelmisel aastal oli kõige põnevam oli see, et kuidas see meie festival üldse levis. Et siis levis piiri taha, et meil oli osalejad oli Lätist isegi. Et see oli kõige põnevam nagu seik või olukord, et kuidas me nagu päriselt teisel aastal juba nii kaugele jõudsime. Meil endale selline positiivne üllatus. Aga kõige põnevamad seigad sellel aastal, usun, et hakkavadki toimuma täna siin gaalaõhtul. Kui palju inimesi on oodata tänavusele filmifestivalile? Ootan 140, aga ootame, et ikka 180 tuleb. Miks 180? Ikka täis saal. Žüriisse kuuluvad meil telekanali Kanal 12 juht Madis Kimmel, allfilmi produtsent Ivo Felt, siis Vaatteatri dramaturg Mihkel Seeder ja operaator Erik Öösalu ning Eesti Televisiooni režissöör Elo Selirand. Olen käinud juba 95. aastast tookord nimetati amatöörfilmifestivalid, aga praegu on siis harrastaja filmifestivalid, vabariigi omad. Mul on lihtsalt harjumus. Ma olen esimest korda kusjuures, kuidagi ei ole õnnestunud varem ja Tirul reklaamis ütles, et jube kihvt üritus on, et vaatab, mis saab siis. Ma kuulsin, et fotoõpilased on ka mingi töö teinud, et kas te olete ka seda näinud? Näinud ei ole, aga tavaliselt ma utsitan et nad vähemalt ühe teeks ja möödunud aastal meil läks suht hästi. Vähemalt aplausi järgi, publiku aplausi järgi umbes 3. koht meil. Et kriitikute arvamus ja publiku arvamus läks lahku ja nagu ikka. Ei, minu meelest kohti ei jagatud avalikult rohkem kui esimene. Oli nii? Mina kuulsin, et nad said teise koha ning neil oli ainult 2 punkti vahet selle esimese kohaga. Need sisetunne palju ei petnud, jah. Sellepärast ongi tore üritus, et kunagi ei tea, mis saab ja hiljem mäletad ka erinevaid asju. Igaüks saab esikoha. Tekstid selged, olete valmis? Niivõrd kuivõrd, et ega täiesti pähe me neid ilmselt õppinud ei ole, et meil on väiksed spikrid ees, aga et osa on peas, osa on spikrile ja kokku tuleb siis ilusti rikk. Kui kaua aega te selleks harjutanud olete? No nüüd olenevalt, kui palju harjutada on võimalusi olnud, et tekstidega oli vahepeal probleeme ja siis üldse vaba aeg ka. Aga muidu see ikka siin päris mitu päeva. Harjutatud nagu üldiselt, nagu me hakkasime üldse tegelema selle nagu tänaseks õhtuks treenimisega. Meie Tõnisega ma arvan, tegelikult mitte väga palju, 2 nädalat tagasi võib-olla ja siis umbes siis niimoodi saime ühel nädalal mingi 3 päeva kokku ja siis järgmisel nädalal 3 päeva kokku ja siis nüüd juba oleme siin. Aga kuidas proovid sujusid? Minu arust algusest peale üsna ilusti, et tekst ei ole üleliia keeruline ja kõik on lihtne ja arusaadav. Tere tulemast Tallinna Polütehnikumi filmifestivali gaalaõhtule. Tervitagem tänaseid õhtujuhte Tõnis Harma ja Kevin Sink. Sellel aastal registreeris filmifestivalile 33 meeskonda, millest siis lõpuks realiseeris 26 tööd. Täna õhtul me selgitame välja SMS-hääletuse teel peavõitja. Peavõitja selgub 5 kategooria võitjate hulgast. Nendeks kategooriateks on muusikavideo, dokumentaalfilm, animatsioon, sketš ja mängufilm. Eelnimetatud 5 kategooria võitjad valisid välja oma alal tunnustatud spetsialistid. Täpselt niimoodi.
ja enne kui me jõuame nende juurde, vaatame lühitutvustust kõikidest töödest ja peale igat tunnustust me sooviksime kutsuda meeskonna esindaja lavale, et neid tänada. Muusikavideo kategooria võitjaks osutus Laura. Emotsioonid teid valdavad? Ei no ikka äge kui oma asja näidatakse suurel ekraanil, mille me tegelikult tegime ikkagi vajee jaoks, aga lihtsalt see muusikavideo jäi niiseks teiseks nagu, et see tuleb ka välja veel, aga see oli avalikkuses veel nii, et väga äge. Ja kus te tulite otsuse peale, et siin filmifestivalil osaleda? Tegelikult sõber nägi lihtsalt posterit bussipeatuses ja mõtles, et saadame lihtsalt, et oleks äge ja nagu näha, siis on väga äge, nii et aitäh teile! Suurepärane, aitäh teile! Käes on aeg, kui saamegi välja öelda dokumentaalfilmi kategooria võitja. Dokumentaalfilmi kategooria võitis kunstiline film. Sotsiaalmeedia on nagu kaitseklaas. Mulle meeldis, et see toimus kinosaalis, mis oli nagu väga lahe, et see ei olnud kuskil lihtsalt kooliaulas, aga siin oleks võinud olla mingid snäkke, kui mitte tasuta, siis kasvõi, et saab osta nagu mingit popcorni ja midagi sellist, mis tekitaks veel rohkem sellise filmiõhtu mulje. Aga kuidas teile selle filmi mõte tuli? Või te esitasite isegi lausa 2 filmi? Kuidas need tekkisid? Mis teie inspiratsiooniprotsess oli? No esimene lühifilm Sotsiaalmeedia nagu kaitseklaas tekkis mu enda elu isiklikest emotsionaalsetest kogemustest, ma tahtsin lihtsalt need tunded kuidagi välja elada ja teine naljasketš erinevad õpetajad koolis tekkiski lihtsalt tundide kogemusest, et milliseid õpetajaid ma enda igapäevaelus olin näinud. Aga kas te teisi filme ka olete vaadanud, mis siin täna näidati nagu täispikkuses? Kuidas need teile meeldisid? Ma olen osasid filme näinud, sest ma olen see aasta päris mitmel filmifestivalil käinud ja need korduvad seega. Ma olin neid näinud ja osad on tõesti väga kvaliteetsed ja üliägedad ja annavad mulle endalegi inspiratsiooni. Kuidas sul läheb? Kas kõik on okei? Kuidas sa ennast tunned? Hästi. Aga tegelikult neid tundeid on liiga palju. Animatsiooni kategooria võitjaks osutus. Ära istu maha, tule tagasi, te olete uuesti võitja. Projekt Kissa. Otseselt ei oskagi öelda, mis oli inspiratsiooni allikas, aga üldiselt kõik algas sealt, me pidime kirjanduse tunni alguse jaoks. Me pidime visualiseerima ühte mingit luuletussuolist. Ehk siis peab tänama ikka oma kirjandusõpetajat selles. All we are is entertainment caught up in our own arrangements. Tell us what to say and what to do. All we are pretty faces, picture perfect, bottled rage, packaged, synthesized versions of. Mina esinen vahepalaga 2 looga kitarrisaatel. Kas sa oled tegelenud muusikaga juba kaua aega? Jah, kitarr on mul käes olnud juba pea 11 aastat. Mis žanri sa mängid? See on ausalt seinast seina selles mõttes, et vahest rocki, vahest poppi, vahest isegi hip-hopi, niisugust räppi moodi asja, et kõik, mis pähe tuleb, laul meeldib, ma otsin ja uurin ja proovin mängida. Come one, come all, the new sensations guarantees they're not. Aga kes siis on? Selleks osutus Calm Down. Nii, sõnapulkale. Aitäh. Aga palun, mis oli teie inspiratsiooni allikas? Selline tavaline klassikaline küsimus. Ma ei tea, sest ma ei ole tegelikult selle filmi režissöör. Ma olen operaator, selle filmi režissöör on minu tüdruk, keda ei ole hetkel siin.
ongi käes aeg kutsuda lavale sketši kategooria võitja. Sketši kategooria võitis projekt Joondu. Nüüd mul on need paar ägedat küsimust, et millised emotsioonid sind valdavad? Head, okei, usun. Aga kust tuli sinu sketši jaoks idee? See põhimõtteliselt see film näitabki, milline on minu kehalise kasvatuse tund. Ilma näljata. Aga suurimad tänud. Puutöid on? Ei. Väga hea. Nagu te näete, on täna väga ilus ilm. Et lähme siis suusatame täna 10 kilomeetrit. But how can I find a way to say I love you deeply and I fade? My feeble mind is numb and I have lost my way. But how can I find a way to say I love you deeply and I fade? My feeble mind is numb and I have lost my way. But you will find new stories behind the sea. Cross all borders, new towns you see. If I were you, I would get away from me. So girl, forget and leave. I want you to be free. I need you more than you will ever know. How can I be home when my heart's alone? I don't know how to be loved and how to love and how to love. But you will find new stories behind the sea. Cross all borders, new towns you see. If I were you, I would get away from me. So good, forget and leave. I want you to be free. Mängime muusikat. Sven, ma ei tea. Ma mängin trummi. Okei, jah, me oleme ansambel Rainer Ild ja me mängime muusikat täna siin filmifestivalil. Mis muusikat te mängite? Sven, oota, kas oli alternatiivne elektrooniline pop elektropop elektrooniline muusika. Alternatiivne elektrooniline muusika. Oli seda pidi? Ma arvan, et selle küsimuse nimi on rohkem, kuidas tekitada meile migreeni. See on alati väga raske öelda kellegile, mis muusikat me teeme. Sest ma leian, et seda päris nagu sellist nagu Eestis ma ei ole enne kuulnud. Okei, küsime siis midagi lihtsamat. Kui kaua te olete sellega tegelenud? 7 kuud. Sa tead nii täpselt. Jaa, mul oli reaalselt mingi, täna vist oli mingi intervjuu, mingi tekstipõhine, seal küsiti, et mitu kuud te olete bänd on, siis 7 kuud nagu. Ja siis nad kirjutas vastu tegelt. Tore teada. Kuidas teile see pakkumine tuli, et siin esineda? Sven. See tuli läbi õnneliku juhuse, ma arvan, et nähti meid kuskil äkki. Kas see on see noortebändi võidust ei tulnud see või? See tuli tegelikult vist isegi natuke enne, mul on siuke tunne. Kas sa tahad öelda, et meeldisime inimestele enne? Jah. Tuleb nii välja. Tuleb nii välja. Tallinna Polütehnikumi filmifestivali 2018. aasta võitis. Kuule, teeme nagu eelmine aasta. Võitis. 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 Tõepoolest võitis. Calm down. Six Tuesday.
panite kogu võistluse kinni, mis tunded teid valdavad? No tegelikult mina otseselt üksinda ei pannud seda kõike kinni, see oli tegelikult minu tüdruksõbra Kertu film. Mina lihtsalt aitasin tema visiooni teostada ja ellu viia. Ja ta ei saanud kahjuks täna ise tulla ja siis mina tulin tema eest. Kus ta jäi siis? Ta on Rootsi laeva peal praegu. Aga kuidas see filmi tegemine siis välja nägi? Palju see aega võttis? See võttis päris kaua aega, kõige keerulisem osa oli nagu kõik need lokatsioonid leida ja nagu saada luba nendes filmida. Et mina otseselt sellega ei tegelenud, aga Kertul oli see päris suur peavalu. Aga kus selle filmi mõte tuli? Et kus see nagu alguse sai? No see on tehtud tema uurimistöö jaoks nagu selle raames ja ta lihtsalt tahtis teha nagu filmi ärevushäiretest ja siis nagu uurida ka neid ja läbi tantsulise vormi nagu, et nagu tantsulifilm ärevushäiretest. Kas järgmine aasta osalete ka? Ma ei tea, elame näeme. Mis te sellest Gala õhtust arvasite? Jaa, mulle väga meeldis. Ma tegelikult ei oodanud isegi, et see nii suureks on aetud, et eelmine aasta oli ka nagu üsna suurelt see korraldatud, aga see aasta oli isegi nagu veel paremini, et kindlasti üks parimaid filmifestivale, noorte filmifestivale, mis on, et jah. Kuidas te jäite selle tänase üritusega rahule? Hästi, tänan küsimast. Ei, väga lahe tegelikult. Äge, et koolides siukseid asju tehakse. Ma olen ise kunagi keskkoolis osa võtnud filmi tegemisest ja filmi festivalist või sellist filmiõhtust. Üks aasta me rokkisime seal ikka niiviisi nagu Titanic omal ajal umbes, et me tõime kõik auhinnad ära, mis vähegi sai ja teine aasta meil nii hästi läinud, et kõik see asi ja kõik need ajad tulid nagu meelde neid filme läbi vaadates, siin olles ja seda entusiasmi vaadates, mis siin saalis on, see on ilgelt lahe, päriselt, see on väga-väga äge. Aga kuidas need filmid meeldisid, et kuidas te hindaksite seda tööd ja taset? See oli nii üht kui teist, aga üldiselt ega miinimumpunkte ma ei mäleta, et ma väga palju oleks välja andnud, et kindlasti on neid, kes saavad paraneda, neid, kellel oleks võib-olla rohkem õppida, aga nagu ma ütlesin ka saalis, siis kõige olulisem on see idee. Idee on see, mis loeb ja kui idee on hea, siis küll kõik muu tuleb järgi. Aga kuidas see pakkumine teile tuli? Tead, Rene kirjutas mul millalgi väga ammu juba, minu arust, näed, olen väga võitja. Millalgi väga ammu, minu arust septembris juba või kuidagi nii ja mul polnud õrna aimu ka, et mis toimub, mis asi see on, aga mul on väga hea meel, et ma sain sellest kõigest osa. Ja Renele suur aitäh, väga kõva tööna. Pane edasi. Pakkumine tuli nagu ikka, need pakkumised tulevad e-mail, tuleb postkasti ja seal on üks selline püüdlik tekst kokku pandud, kus küsitakse, kas oleme nõus aitama. Aga ma üldjuhul kui nagu vähekenegi näha, et keegi on vaeva näinud kirjaga, siis pigem teen ettepanek kokku saada rääkida, vaadata, kes inimene taga on ja kuna Rene, kes selle festivali korraldaja on ka Polütehnikumi poolt, oli niivõrd siiras, innustunud ja võttis seda asja nii hingega, siis sellisesse mängu on ainuõige otsus kaasa minna. Aga kuidas te selle festivaliga rahule jäite, et kuidas teile täna õhtu meeldis? Väga vinge, täita kinosaal kesklinnas tihedas tööpäeva lõpus niimoodi, et inimesed on 2 tundi nõus oma kallist aega seal veetma, naerma, plaksutama, olema rõõmsad heas tujus ja veel mitte kohe koju minema pärast sündmust, siis ilmselgelt väga rahul ja selle töö tulemusega ja rahva kaasaelamisega. Aga mis te filmidest arvasite, mis täna esitati? Filmid on see on raske hinnata, sest need on väga erineva käekirjaga. Aga kokkuvõttes võin öelda, et ma nautisin iga ühte oma loomulikkuses. Selgelt olid teatud filmid, mis olid ägedamad, mis tekitasid rohkem emotsioone, kus oli rohkem vaeva nähtud. Selgelt oli näha erinevad oskused, kellel parem helis, kellel parem pildis, kellel parem loo koha pealt, aga vaadates seda
festivali eesmärk ja olemus, siis olid soosikud, aga tervik moodustas selle väärtuse. Nii et ma ei ole lame, kui ma ütlen, et mulle meeldis, aga ma olin ka selle võidufilmi poolt selgelt, seda ma hääletasin ka. Kuidas siis emotsioonid on? Normaalsed. See vägev oli, väga vägev oli. Ausalt öeldes see oli suhteliselt ootamatu, et me saime žanri võitjateks tulla, et seal oli veel üks teine töö, mis me arvasime, et võib-olla isegi tuleb ära, aga see oli üllatus ikkagi üldiselt väga hea tunne on. Jah, suht ootamatu oli, et ma ei oodanud, et me võidaks. Aga kuidas jäite selle õhtuga rahule? Kuidas teile festival meeldis? Päris äge, et osaleks teine kord veel. Huvitav ja täis humoorikas. Oli tõesti väga meeldivalt, hästi mõnus. Nalja sai ja muusika oli ka. Te siis vastasite üldiselt kõige selle tehnika eest, et kõik saaks üles pandud, kõik jookseks, kõik mängiks. Ja kas see kõik nagu sujus? Või läks midagi valesti ka? Aga igast asjast ei saa alati rääkida, kas see läks õigesti või valesti, kas ta läks nii nagu sootsi või nii nagu ta juhtus. Lõpuks on oluline see, et kas rahvas on rahul sellega, nagu siin lõpuski näha, ütleme ka need saatejuhtide enda väikesest eksimusest sai tegelikult pigem väga mõnus humoorikas vahepala, mis toimis, mida võib-olla polnud ette planeeritud, aga võib-olla oli. Kus sa tead seda? Kuidas siis läks suhtlusmeeskonnaga, kas kõik laabus? Jaa, üldnätes midagi laabus. Seltskond on lahe, pühendunud, nii et kõik toimis ilusti tegelikult. See ongi see, miks siin on tore teha festivali ja miks ma arvan nii paljud mujalt kui ka Politehnikumist tegelikult siia liituvad ja tahavad tulla, kuna terve meie tuba oli täis täna rahvast. Oleme me ise osalejad ja tegime ise ka filmi Tallinna Politehnikumi filmikonkursiks. Mis filmi te tegite siis? Agent Dennis Äpärdunud inimrööv oli meie filmi nimeks. Ning te tegite selle filmi ainult selle filmifestivali jaoks, et see on nagu varasemalt loodud ja selle jaoks, et see oli loodud päris nagu Polütehnikumi filmifestivali jaoks. Et varem polnud plaanis seda luua. Aga kus see mõte tuli sellele filmile? Et Facebookis jooksis Tallinna Polütehnikumi filmifestivali reklaam mitu korda ja siis ma ise tunnen huvi filminduse vastu ja siis ma pakkusin teistele ka, et võiks osaleda. Et meid pole praegu veel siin kõiki kohal, et täna pidi 9 inimest kokku tulema. Okei, aga kus siis kõik on? Nemad tulevad teise autoga ja tulevad aeglasemalt natuke, seega nad jõuavad varsti kohale. Aga kuidas see filmi tegemine läks, et on mõnda huvitavat, meeldivat seika ka, mida jagada? Mis meil huvitavat oli? Ikka kõik oli päris huvitav, oli palju uusi kogemusi, aga eriti meeldis psühhiaatriakliinikus filmimine. Oli väga tore vaadata, kuidas meil osales filmimises nagu päris medõde, kes seal töötab ja siis oli väga meeldiv vaadata, kuidas nemad oma tööd teevad ja seda üritavad ka meile näidata. Ja selline oligi siis selle aastane Tallinna Polütehnikumi filmifestival. Aitäh, et te meid vaatasite ja loodetavasti kohtumegi järgmine aasta.